Liisa süda tagus kiiresti, kui hirm hakkas tema meelt painama. 70-aastane naine kasutas kogu oma viimase jõu, et vihase jõehobu eest põgeneda, kuid ta ei suutnud selle haardest pääseda. Kui see haaras temast oma ammuli lõugadega kinni, põhjustas see iga mööduva sekundiga kujuteldamatut valu, kui tema võimas hammustus purustas naise keha. Alates sellest, kui hüäänide kari lohistas kellegi telgist välja ja sõi ta elusalt ära, kuni vihaste elevantide poolt purustamiseni. Täna käsitleme 4 kõige hirmutavamat surmajuhtumit, mis on juhtunud loodussafaritel. Nagu alati, ei pruugi järgnev kõigile vaatajatele sobida. 11. november 2017. 57-aastane Sabine Gussens ja tema sõber Wim van Greensven tegid rõõmsalt fotosid loomadest, nagu elevandid ja jõehobud, jõe ääres Livingstones, Sambia. Päritolult belglane oli Sabine juba ammu loobunud Euroopa külmadest talvedest ja kolinud Aafrikasse, kus ta oli veetnud viimased 16 aastat. Ta oli kirglik metslooma fotograafia vastu ning sellised piirkonnad nagu Livingstone ja Sambia andsid talle kõik vajaliku, et oma kirge igapäevaselt järgida. Wim van Greensven, 64-aastane hollandlane, otsustas talle puhkuseks seltsi tulla. Tõenäoliselt oli Sabine jaganud oma põnevaid kogemusi, mis hõlmasid erinevate metsloomade, sealhulgas ikooniliste liikide nagu lõvid, leopardid, elevandid ja pühvlid, jälgimist. See ajendas tõenäoliselt Van Greensveni lennupileteid ostma ja sõpra külastama, lootuses neid loomi oma silmaga näha. Kohale jõudes veetsid nad aega juttu ajades ja otsustasid, et veedavad mõnda aega Livingstone'is, kus nad saavad külastada rahvusparki. Kui nad 11. novembril lahkusid oma majutusest Maramba River Lodge'is, et avastada Mossi-Oatunya rahvusparki, olid nad täis elevust ja ootusärevust, soovides näha nende majesteetlike loomade hingematvat ilu. Aga nad ei teadnud, et kumbki neist ei naase sel õhtul oma majutuskohta. Rahvuspark asub ikoonilise Maramba jõe kallastel ja on tuntud antiloopide, jõehobude ja krokodillide rohkuselt. Sambia on ka Aafrika savannielevandi kodumaa, kes võib kaaluda kuni 15 000 naela ja joosta hämmastava kiirusega 25 miili tunnis. See asub ka elevantide rändekoridoris, kus 10 neist tohututest imetajatest võivad igal hetkel mööduda, liikudes turvaliste elupaikade vahel toidu, vee ja kaaslaste otsingul. Kuid on võimalik, et see tekitas loomade suhtes vale turvatunde, kuna nad on tuntud vägivaldsete rünnakute poolest, kui nad end ohustatuna tunnevad. Sel konkreetsel päeval märkas Sabine mitut elevanti ja otsustas neile võimalikult lähedale minna, lootes saada täiuslikku fotot. Kuid kui ta liikus hiiglaslikele loomadele aina lähemale, ärritus üks elevantidest tema kohaloleku peale kiiresti ja hakkas kohe tema poole tormama. Olles tajunud ohtu, milles ta nüüd oli, lasi Sabine oma kaamera käest, pööras hiiglasliku imetaja poole selja ja hakkas oma elu eest jooksma. Kui ta hingeldas ja appi karjus, jõudis elevant iga sekundiga talle lähemale, kuni oli otse tema selja taga. Pärast seda toimus jõhker ja halastamatu rünnak, kui hiiglaslik imetaja trampis abitut naist, purustades oma kujuteldamatu jõuga tema luid. Teades, et tema sõber on tõsises ohus, pidi paanika Van Greensveni mõtteid üle ujutama, sundides teda tegutsema. Ta tormas talle appi, lootes elevanti eemale peletada, teadmata, et ka tema peab looma raevu all kannatama. Juhtumi pealtnägijad väitsid, et ka Van Greensven tallati metsiku looma poolt. Ja kui võimud sündmuskohale jõudsid, lebasid mõlema elutud kehad maas. Neil oli mitu kohutavat vigastust. See, mis pidi olema sõpradele tore päev, muutus peagi traagiliseks sündmuseks, mis kahjuks maksis mõlemale elu. Pärast juhtunut on Sambia võimud võtnud ennetava hoiaku, korrates hoiatust ja soovitades turistidel hoida rahvusparkides ringi liikuvatest metsloomadest ohutut vahemaad. Vanem looduskaitseametnik Louis Dacca rõhutas samuti, et Mossi-Oatunya rahvuspargi külastajad peavad hoiduma liiga lähedale sattumast potentsiaalselt ohtlikele loomadele, nagu elevandid. Sest igal hetkel võib olukord järsult halveneda. Mis tol saatuslikul päeval elevanti ehmatas, on endiselt arutluse all. Ühe teooria kohaselt oli see ema, kes pidas Sabinet ohuks ühele oma vasikale. Emased elevandid on tuntud oma ülikaitsvuse poolest ja ründavad kõhklemata, kui nad peavad midagi või kedagi ohuks oma poegadele.
Need imetajad on tuntud ka oma üsna pika mälu poolest, mis on pannud mõned arvama, et nad peavad inimeste vastu vimma, mistõttu nad ründavad end ohustatuna tundes veelgi tõenäolisemalt, kui nad tunnevad end ohustatuna. Kohalik politsei alustas hiljem uurimist 2 turisti surma osas ning nende kehad viidi Patoka haigla surnukuuri läbivaatuseks. Kuigi nad said selle hirmuäratava juhtumi käigus ränki vigastusi, näib see Sabini ja Van Greensveni puhul olevat selge juhtum, kus oldi valel ajal vales kohas. Nende enneaegne surm tuletab meelde Aafrikas loodusturismiga seotud tõsiseid ohte. Veelgi enam, see juhtum rõhutab ametivõimude olulist rolli turistide ohutuse tagamisel, eriti kui rühmad satuvad metsloomade lähedusse. Kuigi Sabine nägi oma ründajat tulemas, ei olnud noor ohver teadlik varjudes varitsevatest ohtudest enne, kui oli juba liiga hilja. 18. juulil telkisid 11-aastane Mark Garrett Shea ja tema ema Molly Jacobs Botswanas Moremi looduskaitsealal tähtede all. Loodusest ja loomadest väga huvitatud lapsena ei osanud tema ema mõelda paremat kohta, kuhu oma uudishimulik laps viia, kui Aafrika tasandikud, kus igasugused loomad ja olendid vabalt ringi liikusid. Kuid ta ei osanud aimatagi, et see kordumatu reis võtab järsu pöörde halvemuse poole, jättes ta laastatuks ja murtud südamega. Mark ja tema ema elasid Brooklynvillis, väikeses kogukonnas Baltimore'i maakonnas Marylandis. Talle meeldis tähti vaadelda ja kive koguda ning ta oli metsloomade vastu väga vaimustunud. Kuigi tema vanemad olid lahus, veetis ta palju aega oma isa juures, kus Markil oli riiul, millel olid välja pandud mõned tema kõige väärtuslikumad aarded, sealhulgas vaalahammas, elevandi kihv ja karuküüs. Vaatamata oma noorele eale oli ta reisinud mitmetesse ikoonilistesse sihtkohtadesse, sealhulgas Mehhikosse, Austraaliasse, Ameerika edelaossa ja isegi Aafrikasse. 1999 aastal kogesid tema ja tema vend Bradford Shea Aafrika loodust, külastades mitmeid looduskaitsealasid ja külasid. See varajane kokkupuude Aafrika eluslooduse ilu ja mitmekesisusega pidi noort teismelist sügavalt mõjutama, suurendades veelgi tema armastust loomade vastu. Järgmisel aastal, 2000. aasta juulis, otsustas tema ema broneerida 25-päevase safarireisi, mis viis neid läbi Zimbabwe ja Botswana, et avastada kõike, mida Botswana Moremi looduskaitseala pakkuda suutis. See konkreetne piirkond on tuntud oma loomade mitmekesisuse poolest ja lubas unustamatuid kohtumisi metsloomadega, mis pidid Markile tunduma nii kauged võrreldes sellega, millega ta Ameerikas harjunud oli. Et tõeliselt kogemusse sukelduda ja loodusega lähedasem side saavutada, ööbis suur seltskond iga päeva lõpus metsikus looduses telkides. 18. juulil juhatas nende kogenud loodusegiid Matthew Montague nad õhtuseks laagripaigaks valitud kohta. Seltskond asus sisse, hakkas telke püstitama, söögiks süte peal toitu valmistama ning arutas päeva imelisi kogemusi. Paljud jagasid lugusid põnevatest loomadest, keda nad tasandikel nägid ringi uitamas. Teised rääkisid looduskaunist ümbrusest, kuhu nad olid sattunud. Ühel hetkel õhtul, just siis, kui nad õhtust sõid, märkasid paljud grupist, sealhulgas Mark ja tema ema, kauguses hüäänide karja. Tuntud kui raipesööjad ja oportunistlikud kütid, ei ole nad toidu suhtes valivad ning võivad vajadusel jahtida igasuguseid loomi, sealhulgas inimesi. Kuid hoolimata nende kohalolust kauguses ei olnud grupp mures. Ja kui tähed hakkasid taevas paistma, otsustasid paljud õhtu lõpetada ja taandusid oma telkidesse. Soovides pojale vabadust anda, lubas Molly Markil magada eraldi telgis, mis asus tema enda telgist vaid veidi üle 6 meetri kaugusel. Loodusgiidi kohalolek pani paljusid grupist tundma, et nad on ohust vabad. Kuid Aafrika looduse ettearvamatu iseloom avaldus peagi ja muutis selle kordumatu reisi tõeliseks õudusunenäoks. Hüäänid olid jäänud laagri lähedale ning kui müra vaibus ja paljud jäid magama, hakkasid nad laagri poole hiilima ning tundus, et Mark sai nende sihtmärgiks. Kui teismeline magas rahulikult oma telgis, tiris kari metsloomida telgist välja, äratades ta peaaegu koheselt. Nad vedasid ta laagrist lühikese maa kaugusele ja hakkasid teda ründama, kasutades oma teravaid küüsi ja hambaid. Tema abihüüded kajasid tagasi laagrisse, kus lähedal olnud giidid reageerisid kiiresti. Kui nemad ja teised laagris viibijad pimeduses appi tormasid, oli Marki juurde jõudes juba liiga hilja
ning rängad vigastused, mille ta rünnaku käigus sai, osutusid talle saatuslikuks. Tema emale anti sellest teada vaid hetked hiljem ning ta puhkes nutma, hüüdes oma poega. Kuidas see sai juhtuda? See ei saa ju ometi tõsi olla. Leinava ema jaoks pidi see kõik tunduma nagu ellu ärganud õudusunenägu. Aga looduse giidi jaoks polnud tema töö kaugeltki lõppenud. Montague ülesandeks oli valvata noore poisi keha, sest mitmed öised kiskjad oleksid lõhna tõttu piirkonda tõmbunud. Õnneks saabus talle abi üsna pea, päästes ta sellest, et temast oleks saanud veel üks ohver selles südantlõhestavas loos. Kui Matthew istus Marki kohal, mõeldes vaid noore poisi enneaegsele surmale, on võimalik, et ta hakkas juhtunut endale süüks panema. Lõppude lõpuks oli ta palgatud selleks, et kaitsta ja nõustada gruppi, kui nad metsikut loodust avastasid, ning nüüd leidis ta end teismelise säilmeid kaitsmas. Kuigi tõenäoliselt ei süüdistanud keegi teda selles tragöödias, on selliste ränkade juhtumite korral raske vältida kahetsuse ja süütunde tekkimist. Marki surma järel otsustas tema ema, kes oli poja kaotusest murtud, esitada hagi Global Travel Marketingu vastu. Siiski oli ta enne safarireisi allkirjastanud vastutusest loobumise dokumendi, mis vabastas ettevõtte vastutusest reisi ajal toimunud vigastuste või surmajuhtumite eest. Järgnenud nädalatel võime vaid ette kujutada unetuid öid ja kohutavaid mõtteid, mis ema meelt piinasid. Korduvalt keerles tal ilmselt peas küsimus, mis oleks saanud, kui ta oleks Marki apihüüdeid varem kuulnud. Mis oleks saanud, kui nad oleksid otsustanud telki jagada? Kas tema poeg oleks ellu jäänud? Lõpuks pidi ta leppima reaalsusega, et tema noor seiklushimuline poeg on nüüd läinud. Mark Garrity Shea lugu on karm meeldetuletus metsloomadega kokkupuutumisega kaasnevatest ohtudest Aafrika tasandikel ja mujal. Erinevalt noorest Markist pidi Lisa Manders vaatama metslooma silmadesse, kui see talle kaugelt peale tormas. Lugu algab 5. juunil 2024, kui 70-aastane Lisa Manders ja tema abikaasa Craig olid matkamas maalilises Alam Zambezi rahvuspargis. Algselt New Jerseyst pärit õnnelikult abiellus paar oli planeerinud reisi Aafrikasse, et tähistada erilist pulma aastapäeva. Kuid nad ei osanud ette kujutada, kui palju see sündmus nende elu muudab. Manders täis ootust ja elevust broneerisid selle kordumatu reisi Ameerika reisifirma African Portfolio kaudu. Nad pidid alustama 10-päevast safarit, mis lubas neile ainulaadset kogemust, kus reisifirma korraldas erinevaid reisiosi, sealhulgas nende majutuse Chiawa Lodge'is Sambia vabariigis. Esimesed 4 päeva olid maagilised ning paar oli Sambia ilu üle vaimustuses. Täpselt nagu reklaam oli lubanud, veetsid nad oma päevad safaritel, kohalikke loomi jälgides ning vabal ajal lodžis kohalikku kultuuri nautides. Kuid selle unustamatu seikluse 5. päeval ootas neid kohutav saatus. 5. päeva hommikul liitusid nad grupiga, et alustada niinimetatud jalgsimatka läbi Alam Zambezi rahvuspargi. Kui sinine taevas nende pea kohal lõputult laius, avanes nende ees puutumatu, elust tulvil loodus. Ühel hetkel matka jooksul sattus grupp osaliselt vee all olevat jõehobu peale, kes veekogus suples. Nad tegid kaugelt pilte ja rääkisid oma hämmastusest, nähes nii haruldast looma looduses. Giidid julgustasid seejärel pealtvaatajaid jõekaldale lähemale hiilima, sest nii oleks jõehobu paremini näha ja saaks teha suurepärase pildi. Kuigi mitu grupiliiget, sealhulgas Lisa, otsustasid võimalikult lähedale minna, olid teised kõhklevad, kuna olid varem märganud mitmeid silte, mis hoiatasid metsloomadele liiga lähedale mineku ohtude eest. Lisa leidis end nüüd otse vee äärest ja kui ta jõehobust viimast pilti tegi, hakkas loom äkitselt turisema ning tormas ilma hoiatuseta tema poole. Sõltuvalt looma soost võib see keskmiselt kaaluda umbes 6000 naela ning kui ta on sihtmärgi välja valinud, võib olukord kiiresti muutuda elu ja surma küsimuseks. Vaid mõne hetkega pöördus see seikluspäev pea peale ja Lisa jooksis elu eest tagasi grupi poole. Aga silmapilkselt jõudis tohutu imetaja talle järele ning ühe hüppega haaras oma hiiglasliku suuga Lisa pea ja keha, purustades teda kujuteldamatu jõuga. Ta karjus valust ja hüüdis abi järele, kui jõehobu jõud teda üle jõu käis. Kogu see katsumus oli aga läbi vaid mõne hetkega.
Tema abikaasa, Craig, oli selle traagilise sündmuse tunnistajaks, kuid ei saanud midagi teha, kui metsik loom tema naist jõhkralt ründas. Jõehobud on kuulsad oma uskumatult tugeva hammustuse poolest, mis on piisavalt võimas, et purustada inimluid hõlpsasti. Kui Craig jõudis oma naisele appi, oli tema pea täielikult purustatud ning ta sai kehale katastroofilisi vigastusi, mis kõik hiljem viisid tema surmani. Kuidas sai üks tavaline matk läbi võsa nii valesti minna? Nüüd, olles sunnitud leppima oma otsusega julgustada Liisat vee äärde minema, võisid tol päeval vahetuses olnud erinevad giidid tunda sügavat kahetsust oma rolli pärast. Kuigi nad ei olnud rünnaku eest otseselt vastutavad, oli nende ülesandeks tagada, et iga grupp oleks matka ajal võsas turvaline. Ja lihtne viga, kui julgustati üht osalejat liiga lähedale minema, viis tohutu katastroofini. 2025. aasta 5. veebruaril esitas Craig kohtuhagi reisifirma vastu, väites, et see ei suutnud tagada tema naisele safaaril turvalist keskkonda. Tema advokaatide meeskond väitis, et Liisa surm oli otsene tagajärg sellele, et reisikorraldajad ei suutnud rühma piisavalt hoiatada loomadele, näiteks jõehobule, lähenemisega seotud ohtude eest, mis traagiliselt võttis tema naise elu. Craig on rääkinud emotsionaalsest stressist, mida ta igapäevaselt kogeb. Ta oli sunnitud pealt vaatama, kuidas tema naist jõehobu jõhkralt ründas, teades, et ta ei saa midagi teha. See on viinud selleni, et ta kogeb tugevat ja pikaajalist depressiooni, kurbust ning tõenäoliselt unetuid öid, mil ta meenutab selle kohutava päeva sündmusi. Ma olen seda lugu oma kanalil varem rääkinud, aga ma arvan, et see on väärt uuesti jutustamist. 2015. aasta 1. juunil. 29-aastane Catherine Chappell otsustas veeta pärastlõuna Gautengi lõvipargis ringi, sõites Johannesburgis, Lõuna-Aafrikas. See ikooniline piirkond on tõeliselt imetlusväärne ning pakub turistidele võimalust näha lähedalt erinevaid haruldasi loomaliike, sealhulgas lõvisid ja emalõvisid. Vaatamata oma entusiasmile kogeda kõike, mida loodus pakkuda suudab, viis üks lihtne viga kohutava tragöödiani, jättes tema sõbrad ja perekonna murtud südamega. Algselt New Yorgi osariigist Rye linnast pärit Chappell elas Vancouveris, Kanadas ja teenis endale tuntuse silmapaistva videoeditorina. Aastate jooksul saavutas ta oma valdkonnas teatud tuntuse, töötades suurte projektide kallal, sealhulgas HBO Troonide mäng ning filmid nagu Godzilla ja Kapten Ameerika talvesõdur. Kuid lisaks igapäevaelule oli Catherine ka väga kirglik loomade vastu, mis viis ta selleni, et ta tegi pausi kassahittide loomises ja kolis Lõuna-Aafrikasse, et vabatahtlikuna töötada looduskaitsealal, mille eesmärk oli päästa elevante ja ninasarvikuid salaküttide käest. Ta kavatses dokumenteerida oma aega Aafrikas, lootuses muuta see tulevikus filmiks, et tõsta esile ohte, mis on seotud ohustatud loomade ebaseadusliku küttimisega selles piirkonnas. Kuid enne, kui ta jõudis looduskaitsealal tööle asuda, plaanis ta veeta veidi aega piirkonnas ringi reisides ja vaatamisväärsusi külastades. See viis ta 1. juunil Lõviparki, kus ta pidi koos kohaliku giidi Pierre Potkiteriga loodust avastama. Need sõitsid aeglaselt läbi Lõvipargi, kus Chappell peatus aeg-ajalt, et pildistada lõvikarju, samuti gepardeid, sebrasid ja erinevaid antiloobiliike. Külalistele pakuti võimalust sõita pargis omas tempos, kuid ametnikud tuletasid turistidele meelde, et mitte mingil juhul ei tohi nad aknaid alla lasta. Kuid pärast lõvikarja märkamist sai Catherine elevus temast võitu. Loomade ilu nende loomulikus elupaigas imetledes lasid akna alla lootuses saada selge pilt, kuid see osutus kiiresti veaks. Tunnistajad pargis väidavad, et emalõvi lähenes aeglaselt Katariina sõidukile ning kui see juhtus, kummardus ta aeglaselt kaameraga aknast välja, rikkudes pargi ohutusreegleid. Siis, enne kui keegi jõudis silmagi pilgutada, kargas emalõvi lahtisest aknast sõidukisse ja hakkas Catherine'it raevukalt ründama. Selle kiskja uskumatult teravad, sissetõmatavad küünised koos võimsate hammastega hakkasid Catherine'ile tõsiseid vigastusi tekitama, samal ajal kui ta appi karjus. Podkeeter püüdis endast parima, et emalõvi eemale peletada, kuid ka tema sai vigastada, kui ta meeleheitlikult rünnakut peatada üritas. Seejärel taandus emalõvi sõidukist pärast seda, kui ta oli Katariina kõri ja ülakehale ränki vigastusi põhjustanud.
Pärast seda püüdis Potgieter anda endast parima, et Katariina haavadele survet avaldada, samal ajal appi karjudes, kuid ta ei saanud midagi teha. Nende sõiduki taga istus Ben Govender, 38-aastane insener sellest piirkonnast, kes nägi kogu seda hirmuäratavat juhtumit pealt. Alguses nägi ta, kuidas emalõvi lähenes Katariina sõidukile ja tegi isegi pildi, kus loom oli ukse vastas. Rääkides esmasest kogemusest, oli ta hämmastunud, kui emalõvi seisis vähemalt 15 sekundit peaaknas sees, märkides, et Katariina istus silmitsi ühe maailma kõige uskumatuma, vihasema ja suurejoonelisema loomaga. Aga siis väidab ta, et sündmus võttis halva pöörde. Kui ta sellest juhtumist rääkis, ütles ta, see oli hirmutav. Pärast esimest hammustust taandus emalõvi autost, veri tilkus suust ja käpalt. Kui nad õudusega pealt vaatasid, arvasid pealtvaatajad, et emalõvi on lõpetanud ja talle ei meeldinud see, mida ta just hammustas. Kuid nad eksisid. Mõni sekund hiljem hüppas ta tagasi seisvasse autosse ja asus Catherine'i ründama. Catherine'il polnud mingit võimalust end selle jõhkra rünnaku eest kaitsta ning kui pargivalvurid sündmuskohale tormasid ja lõvid eemale peletasid, oli kahju juba tehtud. Varsti pärast seda saabus meditsiiniline abi, kuid Catherine suri saadud vigastustesse ja ta kuulutati sündmuskohal surnuks. Mis puudutab Potgieterit, siis tema sai samuti vigastada ja tal tekkis isegi südameatakk, kui ta üritas meeleheitlikult suurt kassi eemale peletada, et päästa noore turisti elu. Selles pingelises olukorras näib, et giid keskendus pigem noore naise elu päästmisele kui nende turvalisse kohta viimisele. Tragöödiale järgnenud nädalatel tekkis teatud määral poleemikat. Hakkasid levima kuulujutud, et paar sõitis kogu oma reisi vältel pargis ringi aken lahti. Siiski eitas Potgieter neid süüdistusi mitmes avalduses. Seejärel väitis ta, et üks pargitöötaja keeldus neid meditsiiniasutusse viimas, jättes nad selle asemel sõidukisse. Kirabi saabus mõni aeg pärast seda juhtumit, mistõttu Potgieter hakkas kahtlema, kas töötaja oleks võinud kiiremini tegutseda ja kas Catherine'i elu oleks saanud päästa. Kohalikud võimud alustasid uurimist ja uurisid Leon Parki ohutusprotokolle. Hiljem koostasid nad aruande, milles rõhutati, et sõidukite akende avamine aedikutest läbi sõites on rangelt keelatud ning park ei vastuta juhtunu eest, hoolimata selle traagilisest iseloomust. Catherine'i jaoks muutus see, mis algas põneva ekskursioonina enne looduskaitsealale liikumist, õudusunenäoks, mis lõpuks võttis temalt elu. Mis puudutab Potgieterit, siis tema paranes täielikult, kuid pole kahtlustki, et see sündmus jättis talle sügava trauma. On raske ette kujutada seda hirmu, mida ta pidi tundma, kui ta püüdis kogu jõust paljaste kätega täiskasvanud lõviemase vastu võidelda. Ta oli sunnitud pealt vaatama, kuidas loom ründas jõhkralt Catherine'it, enne kui ta tema käte vahel suri. Seda juhtumit meenutades võis ta mõelda, kas ta oleks saanud midagi rohkemat teha. Kas ta oleks pidanud nõudma, et noor naine oma akna sulgeks? Kas ta oleks saanud minema sõita, kui lõviemane sõidukile lähenes? Võib-olla süüdistas ta end isegi tema enneaegses surmas. Aga mõnikord, kui sündmus on nii traumeeriv, tardume me. On hästi teada, et lõvid tavaliselt ei ründa inimesi juhuslikult. Siiski on mitmed dokumenteeritud juhtumid pannud eksperdid arvama, et sellised rünnakud võivad toimuda siis, kui nende tavapärane saakloom on napp või kui nad on vigastatud, mistõttu nad otsivad alternatiivseid toiduallikaid, sealhulgas inimesi. Catherine kavatses teha filmi ohustatud loomade ebaseadusliku küttimise ohtudest selles piirkonnas. Ta ei teadnud, et tema surm oli selle tõestuseks, kui nii võib öelda. Tahad kanalit toetada? Liitu, et saada eksklusiivseid eeliseid. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja ela vapralt.